minu õde tuli mulle järgi sõitama haiglasse. Täna on juba 7. päev ravi. On iga pidi nii hamster, et mul ei ole seda õiget angle, mul ei ole vahet. Sina on ikka prinsess. When they say they hate you or you're like the worst mom ever. I've heard it so many times. Yeah. And Daddy, I hate you. Yeah. And her mother said that, sometimes I feel like I just want to bang my head against the wall because it's all about money. Like, my therapist says like... I grew up with my grandparents on a farm. Okay. So I can drive a tractor. Okay. I could plow snow. Okay. So sometimes, for example, when they do snow removal where I live, they use kind of funny because I actually noticed that Estonians are not used to driving in snow conditions. Yeah, that's the thing. We just -2 and we just got Yeah. And when we were small, there was snow up to here. Yes. And we managed. So what is -2 and no snow? Difficult conditions. And for me, for example, we had a farm in the north of Sweden, and overnight you can have this, snowstorm, and you can have snow drifts like 1.5. Väga udune vist. Aga tänaseks on veiniravi läbi ja mul on paistes ja punane. No nüüd on näha, kui punane ma olen ka. Aga värsku, oh my god. Ma arvan, et täna õhtul mul on ka veel okei, sest ma mäletan, eelmine nädal mul oli ka seda 3 päeva järjest ja siis oli niimoodi, et esimesed 2 päeva ma olin mingi päris hea. Siis veel tegin teist päeval, tegin veel mingit tööd ja siis ma veel lubasin ennast salongi tööle ja siis peale seda 3 päeva ma olin mingi, oh my god, mind lihtsalt piiveldas. Ma olin nii nõrk, tahtsin ainult magada. Ma olin rõve all ja keha oli nii segaduses kõigest. Mingid, need isude teema, praegu ma õgisingi lihtsalt selle pärast seal. Sest et eile ma ei võtnud kaasa endale toitu. Aga lihtsalt see solumedrool on siis see ravi, mis mulle annustatakse. See on hormoonid, steroid, ma ei tea täpselt, kumb see on siis mõlemad. Ja see lihtsalt sinu ainevahetus keerab nii tuksi nagu, ma ei tea, see glukoos on kuskil üli, kuskil kõrgel ja analüüsides on ka näha, kui lapis see kõik on. Ja siis eile ma lihtsalt istusin nagu, ma nii tahtsin süüa, ma lihtsalt olen hulluks, ma tegin mingi tüdrukud, kes lihtsalt firiisi ja ma lihtsalt tellisin sushit endale. Siis ma läksin koju, mu õde tuli mulle järgi ja läksin koju ja ma lihtsalt õgisin seda. Ja mul ongi olnud nagu eelmine nädal ka need 3 päeva olid mingid haiged isud nagu. Ja ma mõtlesin, ma olen nii palju vaeva näinud, 3 kuud lihtsalt kõigest sellest eemale hoidnud ja nüüd see silmade ravi on nagu kõik pea peale keeranud selle ja mõtlesin, et ma tõesti ei suuda ennast kontrollida, aga midagi ma saan ikka teha ja juba tegelikult täna see, ma selle toidu kaasa võtsin ja ma tunnen ennast praegu nagu hästi vaata. Nii et ma pean lihtsalt preppima ja muud ei olegi. Kindlasti võib-olla ma lähen koju, mul tekib võib-olla mingi isu. Eile ma sõin terve 4 letti on need musta šokolaadiga, vaata. Lihtsalt nagu midagi ei oleks, sõin ära. Ja et midagi, mul kogu aeg midagi ikka on vaja, aga vähemalt see ei ole nagu mingi juustusai ja sushi, mida ma kavatsen edaspidi jõgida. Samas ma olen sellises olukorras praegu, kus ma ei tea tõesti ja ma ei saa endale midagi lubada ja garanteerida. Aga ma tõesti annan ennast parima. Aga lihtsalt mul oli see, et kuna ma tõesti nägin nii palju vaeva, et oma kirnarmu ületalitus korda saada ja seda just nagu viimased 3 päeva olid, 3 kuud olid nagu nii suureks abiks, kuidas ma eemaldasin kõigest halvast toidust ja lisasin nii palju häid toite oma nagu dieeti ja analüüsidest oli tõesti näha. Aga see ei tähenda seda, et kui mul läks, nüüd on nagu parem, et ma peaks nüüd õgima lihtsalt kõike järjest, aga ma lihtsalt ei taha ära rikkuda selle hea, mis ma olen teinud enda jaoks nüüd selle raviga, mis mu silmadele tehakse, on ju. Et kuidas see nagu minu keha mõjutab.
vot, nii, aga nüüd ma hingan õhku, ootan oma venda ja siis lähme edasi silmaarstile. Appi! Ma olen unistanud mitu päeva uuskasvatuskeskusesse minekust ja see on siin üle tee. Ma just lähen sinna siis. Tahan täiega pättust teha ja suvalt üle tee minna. Ma olen täiega võnts muide. Ei ole olnud eluprotseduuride jaoks mul praegu siin, teate. Kas ma teen pättust või? Ma vaatan. Minu probleem on see, et ma ülehindan oma võimeid. Ja nii kui mul hea on, siis tahaks tegutseda. Aga mu pulss on juba päris kõrge. Vaadake seda. Vaadake seda. Vau. See on ilus kollane kleit ka. Ma olen nii põnevil. Odavad riided. Me vaatame rahulikult. Pulssi ei kirgita Sevil. Kuigi ma tulin üle tee lihtsalt. Apua. Kasvatuskeskus. See on nii suur parfüümilõhn kuskil. Raadselt on jälle päris jängu. Ma ei saa päris jängut kanda. Mul on 38. Palju maksavad? 38 eurot. Päris kallis. 38 eurot. See on väga ilus mantel. Mul on siukest kotti. Mis asi see on? Flora nagu. Maksab mingi 50 eurot. See on minu lemmik koht. Ma mõtlesin, et siin ei olegi. Ei ole või? Ei olegi. Vaatame siis. Ma ei teadnud. Et siit edasi saab. Oi, nii ilus. Ma armastan sellist värvi. Nii on ju. Ma ikka selle riiete osakonnas ei suuda olla. Ma ei tea, miks ma läksin. Kavatsin küll midagi proovida ja kõik asjad kukuvad selle riidepuu pealt ja pask. Aga siis see, kus palju asjad on,
mingid nõud ja värki, seal kindlasti midagi leiab head. Aga jällegi ülehindasin oma olukorda. Ma liigun nüüd haiglasse tagasi, siis mu vend tuli varem. Väga palju varem. Ja siis me vaatame. Äkki saame varem, nagu nii peab regama seal, Saan vett tuua. Appi. Mul on vigaseks. Время там быстро берет. Скажи, если типа машина серая, тогда лучше битум забирать, если что. Tulin Trade House'i. Vaatame, mul on vaja ikka midagi nisutavat näkku. Tahaks mingit head maski ka. Vaatame, mis saab. Vegan. Selle võtamegi. Nii, minu aku on nüüd ametlikult tühi. Ma kutsun takso ja tõmban koju minema. Kuigi ma pean, mul kutsu ka ootab, kutsu tahab õue jalutama. Nii lootsin, ma saan taga mingi mega pika ringi teha, aga vaatame. Siis teeb 2 lühikest täna. Nii, koju ära. Aku on täiesti tühi mu peas. Nii, ma tellisin takso ja takso maksis 12 €. Ja, aga no ma elan ka kuskil lool. Nii et sinna on sõita. Tahtsin võtta Bolt Drive, aga siis ma sain aru, et sinna vist ei saa seda autot jättagi. Nii et jah. Ma nii ootan, mulle homme see juba ära tehakse ja ma saan lihtsalt kodus olla. Ma ei pea mitte kuskile minema, on nii väikid. Okei, otsime taksot. Vaatame, mis see Miilo poja teeb seal. Miilo poja. Kes see on? Kes see tuli? Kes see tuli? Oi, tule tuppa, poja. Joo, tule tuppa. Sa oled terve päev üksi tšunud ju. Joo. Mis sa tood? No toos visike. Toos visikene, puusikene. No kooleme õue. Joo, kooleme õue, puusik. No, mis sa siin tegid diivaniga? Küle. Miljo? Poja tuli siia. Oi. Mida või? Kuule, ära ole siuke lihasööja, tule siia. Ei ole su liha anda meid. Kodus pärast saad emme käest. Tule siia. Söö kurki, ole vait. Miljo, kas eile müüsime oma köögilaua maha või? Vaata, katsin kõik diivani uue ära muidu. Miljo tuleb ja õuest tahab kohe laamendada, jah? Õuest tuleb, siis ta tahab ja kohe hüpata sinna peale. Ta siia pudel. See on su ainuke mänguasi. Ei, me ei toonud su mänguasju. Ei toonud, Sabrina, sinu mänguasju. Ei toonud. Jah, ta peab ma püksid jalga panema, naabrid näevad mind. Sellerit ka ei söö või? Tead sellerit või? Ka pean selle ära viskama, selle ära ei söö. Söö nüüd nii rõvese ka ei ole. Oo, tubli. Tubli poiss oled. Tervist tuleb. Söö sellerit. Söö. Tervist tuleb. Kuna ma käisin ikkagi Nautikas, siis ma olin nälga suremas ja ma võtsin blenderit võileiva. Aga ei ole hullu. Ma ei käinud Hessis. Ei võtnud kohvi ega mitte midagi. Ma ei olegi kohvi olnud 3 kuud. Täna on juba oktoober. Ma ei tea, kes see viitsib arutada. Miljo, sa oled nii tubli. Sööbki ilusti seda. Joo. Kuule, tahad veel või? Tahad veel? Seller maitseb paremini kui kurk. Miljo, stirsen? Selleri stirsen? Miljo, stirsen selleri? No što sun? Nie.
näita oma kaelakeed. Me ostsime lennujaamast nii uhke talle ja uhke kaelakee, siin on kirjas Miilo. Ja Miilo, telefoninumber. Kui see väike nirk ära jookseb, siis sellele saab helistada. Talle meeldib, ükskord siit terrassi peal pani suvel minema raisk 2 tundi terve Looküla ajas seda taga. On nii või? Kas sina jooksid ära või? Aga me plaanime terrassile ehitada talle suure aia, et ta saab seal õues vaadata ringi. Ja ei ole mingit jooksmist enam, Miilo. Praegu on talv nagu nii terrass. Eat, boy. Okei, sa tahad õue minna, jah? Äkki sinu see sõbranna Lulu on ka seal? Nuusutasid Lulu tussut eelmine kord nii palju, jah? Ja Lulu tahtsi mängida, sina ainult sa tussut tahtsid nuusutada. Äkki pervert. Äkki pervert oled. Äkki tussu nuusutaja. Siin me oleme. Me pole ikka välja liikunud. Mulle helistas üks mu hea sõber. Küsis, kuidas mul läheb. Ja ma leidsin oma sulatud kirsid. Nii et ma ei tea, Millu, kas sa võid kirsi süüa või? Sinuga ei saa riskida ju. Ma söön need kõik täna ära. Okei, Millu, lähme õue. Ma luban sulle. Noh, Miilo. Eluunistus kusta. Kusele. Otsast ära. Lähme teisele poole. Saame suurema ringi teha, aga no vahet ei ole. Teeme siis teiselt poolt suurema ringi. Sa nagu nii kuula mind. Millest sittus täpselt mingi teise koera sittajuni otsa. Ma pidin teise koera sitta ka koristama. Mina aega sealt olnud. Ma ei tea ju, mis värvi Miilo sitajunn on. Tegin hea tegevust. Ootame veel. Ta situb veel rahus. Miilo jõutis juba 2 korda. Situda. Miks ma sulle näkku panin? Ja me jõudsime 4 maja ümber maja ringi teha. 6, 7, 8. Ja saad aru 9 minutit möödas. Ma siis ka tulma mingi 9 minutit, mida see ei ole normaalne. Ainult 9 minutit mees. Soe rohkem ju. Ma pean veel jalutama. 9 minutit. Ma mäletan, mul eelmine nädal ka peale teist päeva seda ravitoosi oli mingi sickness who aasta aega, kes on haige olnud? Mitte mina, ma olen ülihea. Ja siis 3. päeval mingi kõik. Nii et ma praegu panen ka mingid kõvad meest. Tuleb raisk niimoodi ootamatult. Paprika. Sellerit ei tahagi rohkem või? Nii tervislik ajanud ei ole. Nii, aga tänaseks on meil kõik siis. Millo Tudi ootab oma emmet. Sevil hakkab teed jooma. See on õgese ja melissi tee. Ja siis on mul mingid ökokaeraküpsised. Need ei ole veel gluteenivabad kahjuks. Ma isegi ei tea, mis siin on. Siin on muna ka sees. Aga ma olen juba seda söönud. Shit, man. No, see oli üks nendest päevadest, kus ma olin out of character. Ja. Nii, mälu täis ja nüüd on ametlikult sitt. Tunnen, et mingi palavik hakkab tõusma ja tuleb nüüd minna eemale kõigest. Mälu sai. Mu mälu sai